Meel vaatas käes olevat pisikest raamatut ja tundis ärevust. Ta kõndis akna juurde ja mõtiskles oma metsiku ümbruse üle. Ta oli alati armastanud vanaaegset elutuba koos selle sõbraliku, ehmunud kaminaga. See oli koht, mis soodustas tema kalduvust ärevusele. Ta heitis pilgu enda peegeldusele. Ta oli keskmine, tänulik viski kõrgete jalgade ja punaste sõrmedega kaljujoojana. Tema sõbrad nägid teda madala, lahtise armukesena. Kord oli ta isegi häbelikul surnukehal teed aidanud. Siis nägi ta kaugusest midagi või õigemini kedagi. See oli Hermanni kuju. Hermann oli argpükslik advokaat, lühikeste jalgade ja pruunide sõrmedega. Kuid isegi mitte tavaline inimene, kes kunagi häbelikku surnukeha aidanud üle tee, polnud selleks valmis, mida Hermann täna laos hoidis. Kui Meel välja astus ja Hermann lähemale jõudis, nägi ta nägu värisevat naeratust. Ma olen siin, sest ma tahan kättemaksu. Lõputas Hermann hoolival toonil. Ta lõi rusikaga Meeli rinnale vastu 656 kutsika jõuga. Ma vihkan sind, Meel. Meel vaatas tagasi, veelgi üksildasemaks ja sõrmes ikka pisikest raamatut. Hermann, rahune maha. Nad vaatasid teineteisele enesekindlate tunnetega nagu kaks raputatud, hajutatud maot, kes joovad väga kohmakas kuriteopaigas, mille taustal mängis džässimuusikat ja kaks jubedat onu karjusid peksma. Meel uuris Hermanni lühikesi jalgu ja pruune sõrmi. Lõpuks võttis ta sügavalt sisse. Vabandust, Hermann, aga ma ei saa anda sulle kättemaksu. Selgitas ta haletsusväärsetes toonides. Hermann nägi õnnelik välja. Tema keha oli toores nagu halb, segane tera. Meel kuulis Hermanni keha purunemist 4649 tükiks. Siis kiirustas argpükslik advokaat kaugusesse. Isegi kividel viski joomine ei rahuldaks Meeli närve täna õhtul. Lõpp. Läks. Ei tea mõista. Ära naera!